teisipäeval, nagu täna siin, Tampere majas. Ja iga mees rääkis oma lugu 30 tundi. Ja selle sai kõik linti võetud ja kirjutatud raamatusse Soome poiss meenutab ja tõlgitud ka soome keelde. Aga nüüd oleks mõistlik muidugi, kui me saaksime ka meie nii-öelda inimeste siin Jaan ja Toivo ja Kerstin ja kirjutab ka ja sina ka loomulikult. Sul on juttu kui palju ja pane see kõik kirja, mis sa oled jõudnud rääkida. Ma mõtlesin, et sa minu nimi jälle ei maininud kunagi. Ei, sinul on vastupidi. Sina räägid väga palju ja see on väga hea, kui kõik see saaks salvestatud. Tähendab, on mida rääkida. On mida rääkida. Nii nagu Olev Kasak, ma hea meelega tahtsin kuulata, mis ta räägib ja ei lastud. Mõtlesin, kui laske vanad inimesed räägib, ma ei öelnud vanale. Ja eks mina panen ka muidugi ja võtame siis lapsepõlvest peale. Nii-öelda mäleslusi ja kuidas tappa anti ja kas vitsaga anti ja anti rihmaga. No see ei ole üldse teema, aga see, et mis ma tahan öelda, Eiki Magnus kogu aeg rääkis, oota ära räägi, ära ütle. Kurat, laske juubilel rääkida, mida tal on millest rääkida. No kas see sama see vapside lugu ju. Ta kogu keeles kõrval, pärast räägib, pärast läheb meelest ära selle vanemal mehele. Pärast oli muidugi üksi lavas lõpuks või? Ma nägin, muid juhtus ju tähepalu. Ma läksin temaga rääkima veel ja... No aga see meie iga, ta läks ikka sugulast ümbert ära ja ta istus. Tead, igaüks tuli lauda, mõni lükkas siia pidi laud. Aga üldse väga kena sünnipäev oli, ma ütleksin, et väga meeldejääv selline ja meeli ülendav. Muidugi väga meeldis. Õhkond oli 100 aastat ikka, see on ikka suur sõna, kõva sõna ja annaks nii-öelda looja, et me kõik nii kaua elaksime. Ja põhiline temast olen ka palju ja see oli väga hea õhkond seal ja kuidagi niisugune positiivne laev oli kogu aeg. Suurepärane, jah.